Kuressaare lillelaat on täiesoos, kõva tuul, vihma kallab, aga saarlased võtavad asja mõnuga. Peaaegu kogu linnarahvas on siin koos. Tule saarele saar, kas õues sõilame sõuma. Hoolimata valjust tuulest ja lakkamatust sajust üllatasid Kuressaare 7. aiandus- ja lillepäevad nii müüjate kui ostjate rohkusega. Raplamaalt Haide aiast saabunud Lennart kiitis, et vihmane ilm mõjuvad kauplemisele isegi hästi. Äri läheb tunduvalt paremini, tundub, et saarlastele meeldib see ekstreemsus siin ja Türil päikesepaistelise ilmaga kaupi läinud nii hästi kui siin vihmases Kuressaares. Ja tõesti, inimesi muud kui vooris, eks seda oli ka oodata, sest laadalt võib ju tarvilikku kraami üllatavalt odavalt saada. Saarlased oskasid aga ka reporterit üllatada. Pistsid mehele mikrofoni nina alla ja seda puhku tuli siis ise küsimustele vastata. Ürituse korraldaja Reet Truuväärti sõnul läks laat vaatamata Nadile ilmale igati korda. Meie oleme siin ülimalt optimistlikud ja meil on siin levinud ütlemine, et isegi hästi läks, et rahet ei sadanud. Aga nüüd müüjate poole pealt, et on neid rohkem vähem või kas kogu üritus kogub populaarsust? Üritus kogub tõesti populaarsust Mandrimaal eelkõige ja selle tunnistuseks ongi rohkenenud osavõtt eksponentide poolt, et meil on tänavu tõusnud 20 võrra osalejate arv meie jaoks ja Saaremaa mõõtmetes on see päris niisugune korralik edasiminek. Lisaks vilkasele äritegevusele toimus laadal ka kohaliku koerakasvatajate klubi poolt korraldatud näitus Saare Kuts 2009. Nii, palun alustage liikumist ringis. Jälgige ringi juhendaja juhendamist. Saaremaa köikse kenamaks koeraks valiti Liisa Koppeli Newfoundlandi koer Donna. Reporterist peakohtuniku otsusega oli päri ka saare rahvas, sest ka pealtvaatajate lemmikuks osutus just Donna. Lastele ja kutsadele oli omaette jõukatsumine, selle pani Lõdva randmega kinni Köljala poiss Karel Järsk koos oma iirisetterist Semu Saidiga. Täna veel saarel loomade varjupaika pole, aga kui äkitselt peaks ime juhtuma ja see peaks tekkima, siis lubasid korraldajad järgmisel aastal ka selle asukat võistlema kutsuda.